läheme viimase päevakorrapunkti juurde, kus on mõningad tähelepanekud. Kõigile siis teadaolevalt on järgmine volikogu istung 16. detsembril. Siis on tulnud veel, eelmine kord vist oli ka jutuks ja Fred juhtis veel tähelepanu, et materjalid, mis on tulnud või olnud internetis, et need ei ole mingi aeg, kui pole enam kättesaadavad, et neid nii-öelda PDF-kujul äkki oleks võimalik nii-öelda kõigile saata. Võimalikult tuli või kõigust? Jah, et veel nagu tuli sinna ka jah. Ja siis tuli siin vaheajal küsimus, et detsember on tulemas, et kas volikogu liikmed näevad, et oleks tore teha üks väike jõulupidu. Et siin juba tuli näevad siin rõõmsaks ja kindlasti, et teeks niimoodi, et siis saab selle teemal siis meilid sinna suhelda ja siis oleks ma arvan väga tore. Muidu võiks seda ju allasutustega koos. No seda saame, jah, palun. Tegelikult siin paaril viimasel aastal on olnud linnavalitsuse volikogu ja allasutuste ühine jõulupidu tegelikult, mis on minu arust päris hästi vastu võetud. Ja võib-olla võiks ka mõelda sellele, et see aasta võiks seda korrata. Praegu läbi räägida allasutustega, et kuupäev on lahtine, et kas ta teada 27 jõulude ja uusaasta vahel või üldse, kuna kõigil on nagu nii palju üritusi jõulude kedagi uue aasta alguses, ma arvan, sel nädala jooksul see asi selgub, kui allasutuste juhtide ja allasutuste läbi räägida. Aga siis äkki annate teada ja siis saab iga volikogu liige veel oma arvamust avaldada, et kuidas, mis kujul see võiks olla, et kas tahate eraldi veel kokku saada või sobib, et on kõik nagu koos. Aga sellega... Ei, mul on üks. Head volinikud, et 1. detsembril on tähtaeg esitada linna tunnustamiseks nii-öelda kandidaat, et kultuuritäht, aukodanik, teenetemärk, et kui te märkate enda ümber, et teil on oma asutuses tublisid inimesi, keda linn võiks tänada vabariigi aastapäeva, et siis palun tehke ettepanekud. Jaa. Ma tahtsin siin jah ära kohe lõpetatud. Vabandust. Veel, jah, äkki on mingid... Lihtsalt, et me enne arutasime selle eelarve juures ja Heiki pakkus välja, et tutvustada eelarvet laiale pinnale, et kas seal mingi konsensus saavutati. See oli vist tegelikult isegi ütles 25, aga... Ja me rääkisime sellest kuupäevast praegu, et äkki paneks ta 20... Ma mõtlesin ka, et meilidel täpsustaks üle kõikide komisjonide esimeestega, kes siis nagu saadavad enda komisjoni liikmetele siis veel info nagu edasi, aga esialgne mõte oleks jah, et 25. et järgmine esmaspäev umbes samal ajal algusega siis, kui nagu volikogu istungid on hakanud äkki 6 paiku, et siis kõik inimesed jõuaksid, et paneks praegu nagu nii-öelda selle nagu kuupäeva lukku, aga täpsustaks veel korraks meilide siis üle. Ja kas on veel mingisuguseid asju? Täpselt 3 tundi. Et loeme siis volikogu istungi lõppenuks.